kõigepealt alguses vaatame sinu need nii-öelda leiutised üle ja siis proovime nagu mõne uue nipi veel juurde õppida. Ja vaata, kui sa ütlesid, et sul raja kõrval on lihtsam kui rajas. Ja nüüd tuleme rajas ja ma näitan sulle, kuidas me rajas alla tuleme. Aga sama asi, kui sa lähed vaata rajast välja ja tunned, et see hoog on nii suur, et ratta sisse astuda, siis teedki selle pidurduse, nii nagu sa oled harjunud praegu tegema. Ehk astud ratta, nii hakkame vaikselt minema. Väikse hoo pealt kohe. Astun välja. Astun sisse, astun välja, hoog suur, pidurdan, sisse, välja, pidurdan, sisse, välja. Astud välja, just, sisse, väga hea. Astud välja. Ma ei saa praegu siit välja enam. Sealt tuleb lauge. Jaa. Seda ikka tuleb ette ja võt nüüd jälle niimoodi välja. Nii, nüüd läheme samamoodi rahulikult ülesse jälle ja siis teeme natuke pidurdusharjutusi. Ehk vaata, parem jalg läheb sirgelt, vasak pidurdab. Keeran vastupidi, keha raskuse sellele jalale, pidurdan parema jalaga. Ja jälle vasaku jalaga. Üks uusk otse, teisega pidurdad. Okay. Ja kogu aeg keha raskust mängid ümber, ühelt jalalt teisele. Ja niimoodi. Nii ma vaatan. Ja. Nüüd paned teise jala pealt. Oh, juba, see hakkab tulema. Nii, nüüd proovid teisega. Just. Nii, väga hea. Nüüd veel hoog suuremaks. Nüüd keerad. Ja. Noh, täiesti reaalselt. Võibki Tartu maratonil nagu juhtuda. Ehk me sõidame rajas laskumist ja kuidas me seal siis nagu pidurdame. Vaata, praegu me oleme teinud kõik nagu jälje kõrval, eks ole. Siia tõmmatakse tunni aja pärast jälle uus jälg sisse. Ära seda karda. Ja ütleme niimoodi, et kui sina seda lühikest maad sõidad, seal on juba tehtud sihukesi pidurdusi sulle ette, et keegi seda nagu ei mõtle, et kui nüüd mina siin pidurdan, et kuidas siis teine inimene sealt rajast alla saab, seda nagu ei tasu nagu karta. Niimoodi lükkad vaikselt hoo sisse, paned vasaku jala siia ja sõidad terve laskumise niimoodi, et üks jalg pidurdab, teine on jäljes. Kogu aeg niimoodi. Ja täpselt tunnetad, et ei lase hoogu väga suureks. Et see on vaata see, et kui sul on nagu vaja laskumisest alla saada jäljes, eks ole, või keegi näiteks, no samamoodi näiteks ees pidurdab, et hakkad vaikselt minema ja üks jälg või selle vasaku selle suusa tõstad nüüd välja ja vot nüüd üritad, vot nüüd ongi see. Ja kogu aeg selle osaga kontrollid, et kui palju sa peale keerad. Vot nii, ja terve laskumise niimoodi. Just, hoogu väga suureks esimene kord ei lase. Ja, just. Kerged põlved kõverad, just, ja niimoodi kogu aeg selle osaga kontrollid. Nii-öelda selle saapa osaga, kui palju peale keerad, väga hea. Ja ega muud ei olegi, kogu aeg nüüd neid asju harjutad. Just, et kogu aeg see pidurdustunne tekib ja siis loomulikult lased kogu aeg jälle vaikselt hoogu suuremaks, aga kontrollitult, et ei võta liigseid riske. Ja täpselt nagu seal vaata selle järsu peal, et kui näed ja tunnetad juba, et siit ma julgen nagu otse alla lasta, siis täpselt kas siis paned raja kõrval või jälgi sisse ja lased otse alla. Aga kuidas liikluseeskirjad radadel kehtivad, et kui ma tulen ja olen selline, kes ei oska eriti alla lasta, või ümber on veel palju selliseid ilmselt, kes ka nii hästi võib-olla ei oska, et kaua ma ootan seal, kuni kõik on alla läinud ja lähen ise? See on jälle tunnetuslik, aga ütleme, et turvalisuse huvides oleks nagu niimoodi, et sa lased need, kes on sul ees, eks ole, või kes on näiteks all kuskil kukkunud, lased need niimoodi turvaliselt eest ära, eks ole, ja siis tuled ise järgi. Et nii oleks kõige mõistlikum. Et noh, et sa ei tule nagu kohe järgi ja siis tagant tulija peab vaatama, et sisse ei sõida, et see on nagu tema, et mina taha ei pea nagu jälgima. Et see nagu tagant tulija, kes tuleb, see nagu ütleme ikkagi tema nagu vastutab, et kas ta jääb püsti või ei jää. Et see, kes seal ees kuskil
põimleb või on juba kukkunud, ega tema nagu väga eriti ei näe. Tema asi on lihtsalt see, et kiiresti püsti saada ja siis ütleme nii, et kas siis edasi sõita või raja kõrvale minna igaks juhuks. Nüüd head harjutamist ja siis järgmise korrani. Aga teeme nii. Kuule, aga olgu, kena. Olgu, aitäh.